13. oktoobril 1922. aastal asutati Rõuge Rahvaraamatukogu selts, mis pani aluse Rõuge raamatukogule. Seltsile andis oma raamatukogu üle ka õpetajate ühing. Raamatukogu asus Jaani Peebu algkoolis ja oli avatud pühapäeviti. 1925. aastal oli kogus 224 eestikeelset raamatut ja 53 lugejat ning juhatajaks oli August Puudist. 1926. aastal saadi omaette ruum, kus raamatuid sai asetada kappi ja 4 riiulile. Lugeja sai korraga laenata 400 lehekülge teksti tagastamistähtajaga 3 nädalat. Tagatiseks nõuti 50 senti. 1930. aastal kolis raamatukogu Rõuge koolimajja. 1944. aasta juulis asus Rõuge koolimajja Saksa gebiitskomissar ja enne seda viidi raamatud lähedal asuvatesse taludesse hoiule. Raamatukogu alustas taas tööd 1944. aasta 1. novembril Rahvamajas. Raamatukogu hoidjaks oli Rosalie Ivask. 1948. aastal võeti tööarvestuses kasutusele lugejakaardid, inventariraamat ja laenutuste päevik. Raamatukogu organiseeris kirjandusõhtuid, mis kujunesid rohkearvulisteks peoõhtuteks. 1950. aastal oli raamatukogus juba 1125 raamatut ja 170 lugejat. 60. aastatel pöörati suuremat tähelepanu kaugõppijate abistamisele. Hakati rohkem tutvustama põllumajanduskirjandust, korraldati üritusi lastele, raamatukogu juures töötas noorte raamatusõprade ring ja organiseeriti rändraamatukogu Rõuge haiglasse. 1974. aasta oli suurte muudatuste aasta. Tööd koordineerivaks keskuseks sai Juhan Smuuli nimeline Võru keskraamatukogu. Raamatukogus on töötanud läbi aegade 20 raamatukogu hoidjat. Aga 1982. aasta 1. augustil asus raamatukogus tööle Ülle Siska, kes töötab Rõuge raamatukogus tänaseni. 1991. aastal läks raamatukogu Võru kultuuriosakonna juhtimise alt Rõuge külanõukogu alluvusse. 2003. aasta detsembris sai raamatukogu interneti püsiühenduse. Alates 2019. aastast osutus raamatukogu ka postiteenuseid ja 2019. aastal alustati ka Rõuge rahvamaja renoveerimist ja selleks ajaks kolis raamatukogu ajutisele pinnale Rõuge tervisekeskuse keldrikorrusele. Värskelt renoveeritud ruumides alustas aga raamatukogu taas tööd 21. septembril 2021. aastal. 2023. aasta alguses toimus Rõuge vallas raamatukogude reform, mille tulemusel viidi valla raamatukogud ühtse juhtimise alla ja loodi Rõuge valla raamatukogu. Tänaseks on Rõuge valla raamatukogu koosseisus 9 raamatukogu. Seisuga 31. detsember 2024 on Rõuge raamatukogus, selles raamatukogus, kus me oleme praegu, 693 lugejat, kellest 2024. aastal kasutasid raamatukogu 269 lugejat. Raamatukogu kogu suurus on 15 424 ühikut. Rõuge valla raamatukogu kogudes, 9 raamatukogus kokku, on 111 916 eksemplari teavikuid ja 2024. aastal külastati meie Rõuge valla kõiki raamatukogusid üle 15 000 korra ja tehti üle 30 000 laenutuse. Kuidas Rõuge oma nime sai? Enne kiriku ehitamist olnud sinna mäe otsa rahval kokku veetud suured rõugud kive. Kivirõukudest ehitati kirik ning kirikut hakatud kivirõukude järgi kutsuma Rõugu kirikuks. Aegamööda kujunenud Rõugu kirikust välja Rõuge kirik ja nii sai ka alev oma nime kiriku järgi Rõuge. Rõuge teevad kauniks mäed, orud ja järved
järvi on kokku 7 ja seetõttu kutsutakse Rõuget 7 järvemaaks. Ahelikuna jooksevad 7 kaunist veekogu: Kahrila järv, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Suurjärv, Valgjärv ja Liinjärv. Rõuge asub Haanja kõrgustiku loodeserval. Järved asuvad 10 kilomeetri pikkusel maastikukaitsealal. Rõuge ürgorgu, mis on kohati 75 meetrit sügav, suubuvad lisaorud. Liinjärve ja Suurjärve vahemikus suubub peaürgorgu kujult sälkorg, ööbikuorg, mis sai oma nime kevadel valendavatel toomingaõitel laksutavate ööbikute järgi. Järvedest kagupoolsem on Liinjärv ja oma nime on ta saanud kunagi järve lähedal asunud linnuselt. Valgjärv on allikaterohke ja külma põhjaga ning valendab päikesepaistelise päevaga. Suurjärv ehk Nõiajärv on Eestimaas sügavaim järv oma 38 meetriga ja asub Rõuge ürgorus. Rahvasuu räägib, et vanasti olnud Rõuges sügava Suurjärve ääres üks vana kirik, millel olnud ilusad hõbedased kellad. Sõja ajal vajunud see kirik koos kelladega järve, sest kirikusse oli korraga läinud 7 venda. Ja sellest pääle enne iga Mihklipäeva tõuseb üle järve ilus sild, millest Munga, rahvasuus Mustamehe kogu, üle liigub hüüdes: aeg saab tulema, kui see kirik oma kelladega tõuseb jälle üles. Kirikumäe külje all asuv heinamaa on aga saanud omale nime Sandisuu. Vanasti käinud sandid Rõuge kiriku juures kerjamas. Saadud kraami jaganud nad omavahel Soosaarel asuvas majas. Siis hakanud sandid omale maja ehitama. Palgid lohistatud Haanja metsast kohale. Palkide vinnamisega aga tekkinud maa sisse kraav, milles hakanud vesi voolama. Nii tekkinudki Sandisuu oja. Kaussjärve teke on aga seotud müüdiga Kalevipojast. Ta olla ise kaevanud sellise kausikujulise kaevu ja sellest joonud peale võitlust sortsidega. Ratasjärve tekkest räägib aga rahvasuu, et tahtis Kalevipoeg lauakoormaga Pihkvasse minna. Teel sinna tuli tal võitlust pidada sortsidega. Sel ajal, kui Kalevipoeg sortsidega arveid klaaris, läks tema hobune mäeveeru mööda aga edasi ja vanker vajus sohu. Vankrirataste kohale aga tekkis järv. Tõugjärv ehk Küünjärv on südamekujuline järv ja on läbivoolu järv, kuna Ratasjärvest tulev Aio oja voolab sealt läbi Kahrila järve. Kahrila järv on aga kõige põhjapoolsem järv ja Rõuge järvedest kõige kalarikkam. Rõuget tänu oma imekaunile loodusele, küngastele ja orgudele ja järvedele on nimetatud ka Eestimaa Šveitsiks. Tere tulemast Rõugesse, Eestimaa Šveitsi 7 järve maale. Rõuge valla raamatukogu soovib oma praegustele ja tulevastele lugejatele head Eesti raamatuaastat.